Kui mina olin väikene, siis meil oli suvekodu, suvila. See oli suvila, mitte midagi muud. Põhjarannikul mere ääres. Ja need suved seal mere ääres olid täis selliseid lõhnu, mida ma eales hiljem tundnud ei ole. Seal oli kuumade männikäbide ja männiokaste lõhn, sooja liivalõhn, mida sai läbi sõrmede või paljaste varvaste nõristada, mere soolalõhn, päikesest kuumaks köötud kivide lõhn, märja adru ja kuivade kõrkjate lõhn. Aga seal oli ka pohlametsade ja maasikaraiesemike lõhn. Ja seal oli täiesti omapäraste ainult paekaldal kasvavate taimede lõhn. Seal lõhnas näiteks robirohi ja searandhernes ja liivanelk, aga ka värihein, hobumadar, soolikarohi, mis on väga mürgine, ja barbaris. Seal ma maitsesin esimest korda maasikatestki magusamaid muulukaid ja natuke läägeid põldmarju. Ja ema-isa viisid meid õega ikka alati seal jalutuskäikudele, rännuteedele. Mõnikord sõideti kaugemale, aga tavaliselt käidi igapäevaselt lihtsalt mere ääres. Ja ma arvan, et need jalutuskäigud on vorminud minust sellise inimese, nagu ma olen täna. Aga elu viis mind sealt mere äärest metsade vahele jõe juurde. Ja mul oli alguses väga raske leppida selle jõeluhtade lopsakuse ja suurte kuusemetsade niiskusega. See paik ei võtnud mind üldse omaks ja ega mina teda ka eriti omaks ei võtnud. Mul läks mitu aega, mul läks mitu aastat aega, et seal koduneda. Et aru saada, et jões on tegelikult jõudu ja suurtes kuusemetsades on seletamatut rahu. Need paigad ei ole üldse mingisugused erilised glamuursed kohad. Seal ei ole erakordset looduslikku ilu ega Läänesaartele omast looduse eripära või Lõuna-Eesti kuppelmaastike müstikat. Need on täiesti tavalised kohad. Aga ma arvan, et mina ei oleks mina, kui ma poleks nendes kohtades kasvanud, kui ma poleks suviti kasvanud mere ääres ja praegu ei saaks tunda jõe äärset rahu.